on niimoodi ruumis. Nii. Ja, et siis niisuguse protsessi, mis siis ütleme meil ka, et ruumi sisseastumisest kuni välja minekuni kestab see 2 tundi ja 15 minutit. Et seal on erinevad osad, et ma neid praegu ei hakka nagu lahti kirjutama, aga jah, erinevalt tavalistest hingamistest või näiteks holotroopses hingamises öeldakse, et on vaja hingata kiiremini ja sügavamalt ja igaüks paneb oma sisemise rütmiga, siis antud hingamises on ette antud nii-öelda sisseminek, seesoleku ajal ka protsessi ajal teatud tegevused ja ka väljatulek, et keegi jääks kuhugi hõljuma, sest holotroopses hingamises oli seal näha, kus inimesed olid seal, läksid protsessidesse ja kui need ikkagi psüühika süvakihid ja asjad välja tulevad, siis on vaja ka nendega nagu hakkama saada, et antud tehnika on selles mõttes hästi turvaline, kindel ja ütleme, viib hästi selgelt tulemuseni, kus saad nagu kätte midagi. Alar, ma sain aru, et sa oled hästi selliselt kirglikult hingamise pühendunud aastaid tagasi, aga mis on nagu see, mis sa ise enda jaoks, ütleme, elulise muutusena oma ellu nagu hingamise näol nagu said? Ma saan aru, sa oled kindlasti teinud palju erinevaid sporti ja asju, aga võib-olla sa oskad siiski nagu välja tuua midagi, mis on sinu elukvaliteetides, ma ei tea, teadlikkuses, füüsilisel tasandil, midagi, mis on avardunud, muutunud, tervenenud? Siin võib kindlasti öelda seda, et mida ta teeb, et ta viib psüühikat tasakaalu. Et meie psüühika on loomulikult niisugune ise tasakaalustuv protsess, mis niikuinii püüab ise tasakaalu viia. Aga hingamise puhul on võimalik tegeleda siin nii-öelda piltlikult minevikust mingite draakonitega, võimalik nii-öelda leida mingeid parimaid otsuseid mingiteks kohtadeks, asjadeks, tegeleda, ütleme, hetkeprobleemidega. Nii et ma olen seda kõike nii-öelda teinud. Loomulikult ma ütleme ka seda, et ega enamus tehnikatega on ka see, et kui sa saad sealt mingi kogemuse või aha-elamused, siis tuleb need ka ellu viia, et on ka jäänud mul neid ellu viimata. Aga ma ikkagi ütleks, et kindlasti ma ei oleks selle koha peal, kus ma nagu olen, kui ma ei oleks hingamisi teinud. Et ütleme siis niimoodi, et mida hingamine teeb, et ma olen näinud ka, ma tegin ju hingamise kohta oma ülikooli magistritöö, et see tasakaalustab ajulaineid, ütleme põhimõtteliselt võiks öelda nii, et ajutüvest energia jõuab välja kuni nii-öelda ajukooreni. Et väga palju on inimestel see, kus ajutüvest energia on, aga nii-öelda mõtlemine ütleb, et ei tohi ja et see nimetame teadlikkuse kasv. Ja minu jaoks tähendab teadlikkus nii-öelda freudilikult alateadvuses oleva info toomist teadvusesse. Et me oleme järjest rohkem teadlikud sellest, mis ümberringi toimub iseendas ka. See võimaldab maailmas minu jaoks paremini toimida. Aitäh, Alar. Armsad sõbrad, kui te soovite Alari käest midagi küsida, siis olge head siin chati nurgas, kirjutage oma küsimusi, proovime ka teie küsimusi tuua siin tekstile sisse ja olgu öeldud, et meil läheb tänase online intervjuu jooksul loosiga 2 hingamislaulupeo pääset, nii et kui olete aktiivsed ja Fortuna naeratab, et siis on võimalus ka laulupeole siseneda siis priipääsmega. Nii, Alar, aga meil tuleb nüüd hingamislaulupeol sinu töötuba, seal on 18 osalemiskohta, et miks niimoodi? No sellepärast, et ikkagi siin on hingamistel on nii-öelda vastutus ja asjad ja see on nii-öelda, nimetame, et see on optimaalne arv, mida ma olen valmis läbi viima. Et loomulikult, kui Stanislav Grof käis Moskvas ja ma ise ka osalesin tema juures holotroopse hingamise juures, siis temal oli seal 500 inimest. Aga tema puhul oli siis tegemist ikkagi sellise vanema mehega, kes siis tema läbiviimine seisnes selles, et ta siis jalutas kõik need 5 suurt tuba läbi, kus need inimesed olid seal mõnes 40, rohkem tubasid. Nii et kui ma olin toetaja, siis ma nägin ta, et ta vaatas ilusti ukse vahelt sisse. Ja siis olid nii-öelda all inimesed, kes juhendasid ja nii edasi. Aga jah, antud puhul see on selline, kus on 18, et nii nagu korvpallis on platsil korraga 5 meest ja jääokis jälle 6 meest või kuidas nad sellest niimoodi on. Et iga tehnika, iga asi omab mingisugust spetsiifikat. Ja, nii on. Meil ongi nüüd niimoodi siin plaanitud, et Alari töötuppa, kui sa nüüd tunned kutset, et soovid seal osaleda, et siis 15. juunil me avame selle registreerimise meie kodulehekülje peal, et nii, et kui oled huvitatud, siis saad seda sinna tulla tegema. Alar, aga nüüd superhingamine, et kuidas see tekkis, et kas see oli mingisugune nägemus või kus see sündis niimoodi, et endal selline
Ja see oligi kuidagi peale seda, kui ma selle transformatiivse hingamise nagu kursusega läbi käisin, siis ma vaatasin, et see ei ole ka päris see, et seal olid mingid asjad, mis olid nagu holotroopses hingamises puudu ja holotroopses hingamises olid midagi järgnevat puudu ja asjad ja siis oli ka selline, et ütleme mul, ma ei ütle, et mul nagu igav oli, aga siis ma tundsin ja mõtlesin, et ma nagu proovin sihukest hingamist, et need ja ta arenes ka, ütleme, esimesed korrad oli ta ühtemoodi, et ma tegin nagu võtsin väga palju transformatiivset, puhtalt hakkasin nagu üle viima seda ja kasutasin seal holotroopse hingamise muusikat, aga siis ma tegin seal nii-öelda alguse asja, tegin teistsuguseks edasi, et ta on ikkagi ka, et noh, minu jaoks ma nimetaks ta nagu mingi protsess, et kus ta siis on nagu muutunud ja nii-öelda pikkused ja asjad ja mingid jah, et ütleme jah, optimaalne inimeste arv on tegelikult 14-15, aga 18 on jah, seal selline. Ja siis ma hakkasin tegema, vahepeal ma tegin teda siin isegi kuni 2 korda nädalas, aga praegu ma teen teda põhimõtteliselt 2 korda aastas. Et kevadel ja sügisel, et enne oktoobrit, novembrit ma järgmisi kordasid ei tee, nii et seal augustis on üks võimalus ja oleneb muidugi jälle, nüüd see kevad jäi ära ja eelmine sügis ka, et oleneb jälle siin poliitikute vastutustundest jätta piirangud kehtestamata. Jah, eks ta on, tänapäeval ei olegi niisama hingata enam, et pead juba reglemendi järgi seda tegema, kuidas mäe. Läbi maski nagu jätaks seda tegemata, jah. Jah. Alar, aga kellele siis see töötuba nüüd on, et kes nüüd hingamislaulupeole tulevad, et keda või mida need inimesed nagu otsivad, keda või mida otsivad inimesed võiksid tulla sinu töötuppa hingamislaulupeole? No ütleme niimoodi, kui inimene tuleb, et tavaliselt on hea alati teha ka, ütleme, igasuguste vaimsete praktikate juures taotlus, et mis on see taotlus, mida mina teha tahan. Et ma ei, see konkreetselt inimene on mul muidugi alati raske öelda, aga kui mul inimesed tulevad, siis ma olen neile pakkunud ka nagu 3 varianti välja, et kas tegeleda, üks on siis nii-öelda minevikuga, teine nii-öelda olevikuga, mis on praegu nii-öelda aktuaalsed probleemid või siis kolmas öeldakse, et nii-öelda suur pilt, et miks ma siin maailmas olen, et mis siis nagu edasi saab. See on üks võimalus. Järgmine asi on, millega tavaliselt klassikaliselt võidakse alati tegeleda. Et noh, see ei ole nii, et tuled sinna, et noh, vaatame, mis juhtub, et hakkame nüüd filmi vaatama ja tegema, et ikkagi sul peab olema mingi taotlus. Ja teine niisugune võimalus on siis on suhted, sest ega see meie psüühika niipea, kui ta vaba käigul on, hakkab ta ju tegelema ka meie suhete ja asjadega. Ja suhted lähevad 3 kategooriasse, et suhted oma kaaslase, partneriga, suhted oma lastega, suhted oma vanematega ja enamasti kõigis 3-des on siis siuksed, nimetame mingid kohad, mis on hea, kui lähevad paremaks või ütleme, paremaks läheb see, kui sa mõistad midagi paremini või tegelikult võib ütelda kogu maailma suured tarkused, et hea oleks ühte lausesse. See on niisugune hea ingliskeelne lause, et everything what happens, let it be okay. Et kui sa kõik asja aktsepteerid ja vastu võtad, siis sa oledki maailma ülimas tasakaalus ja ma ei tea, Buda seisundis, aga see on alati sõnaliselt palju lihtsam. Nii et mida seal inimene õpib, eks ole, ta õpib mingit asja aktsepteerima, mis ta elus on. Et nii nagu transpersonaalses psühholoogias öeldakse, et ega meie probleemid ei kao mitte kuhugi ära, need jäävad kõik samamoodi alles, aga mis muutub meie mõtlemine ja taju selle kohta. Ja selle asemel, et ta haaraks meie psüühika täielikult, on ta lihtsalt üks episood meie elus. Nii et ütleme, see, mida inimene õpib ja mida sealt saama tuleb, et see on nii-öelda, oleneb absoluutselt temast. Aga tavaliselt Tallinnas ma tegin teda ka päeval, ma ütlesin, see on niisugune kiirtee, eks ole, hetkeks lõdvestus, et lõuna asemel tuled kella 12 jõuad kohale, eks ole, ja 2:30 jõuad tööle heal juhul tagasi ja teed selle hingamise. Ja tavaliselt on inimesed väga rahul olnud, on küll, ütleme võib-olla, ma arvan, et palju ma mingisugune 150 korda olen teinud, et ühel inimesel oli õhtul tantsutrenni läbiviimine natuke keeruline, ma mäletan ka. Aga muidu, ja ütleme jah, aga üldiselt on niisugune, ütleme kiirtee päeval, niisugune kiire vaimne praktika, et üldse nii kiirelt on võimalik siseneda mingisse psüühika dimensiooni, on inimeste jaoks alati väga suur üllatus. Aitäh, Alar. Siin inimesed küsivad seda, et kus sa teed seda superhingamist, et kus selle kohta informatsiooni rohkem teada saaks, et minul ka isiklikult huvi oleks tulla täitsa sinu juurde proovima, et aga hingamislaulupeol seda päris teha ei saa, et kas sul on midagi siin lähiajal ka plaanis kusagil teha või? Nüüd ongi see, et ma ilmselt ikkagi enne oktoobrit, novembrit ei tee praegusel hetkel ja mul oli üks kodulehekülg superhingamine.ee, kuhu ma panin siis ülesse selle, kui ma nii-öelda tegin, vahepeal ma tegin seda siis Kundalini jooga stuudios Piret Jõemäe juures, aga kuna need ruumid nüüd lõpetasid tegevuse, siis hetkel ongi nii-öelda lahtine, aga kõige parem on see, et kui keegi on huvitatud, mul on olemas list
kus ma olen alati välja saatnud inimestele infokirja, et kui mulle saata email, et palun mind lisada infolisti, siis ma panen sinna ja siis on, ütleme, võimalus oodata ja loota, et sügisel äkki tuleb postkasti kiri selle korraga, kui ma teen. Et tõenäoliselt, kui ma teen sügisel, ma teen ikka vähemalt 2 korda ja võib-olla ka, et ikkagi püüaks need, kes siis sügisel soovivad, et saaksid osaleda. Tore, no super, aga siis on hingamislaulupidu esimene kõige lähem võimalus tulla Alari superhingamist tegema. Nii et kõik olete kuulajad, vaatajad, oodatud hingamislaulupeole. Ja võib-olla läheksime kohe edasi nüüd vabapääsmete loosimisega, et äkki sa, Alar, ütled ühe vahva numbri siin 1 kuni 67, et leiame siis. Ma ütlen 1, siis oled ilmselt sina või? Kuule, jah, ära arvasid. Ütle siis 2 edasi. 2 olen vist äkki mina, jah, et saaks endal ka. Aga teeme siis mingisugune klassikaline number, kui öelda üks number 30-40 vahel, siis inimesed ütlevad alati 35. Aga mina ütlen siis seekord 31. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nii. Mis see number oli? 31. 31. Ja õnnelik võitja on meil Indrek. Indreku nime all härrasmees, kes meil on siin, ei ole oma siis videot sisse tülitanud, et palju õnne, Indrek, ja ole hea, ma ei näe su perekonnanime, et palun kirjuta chatti oma perekonnanimi ka, et siis ma tahan sinuga pärast ühendust võtta siis peale intervjuud. Ja palun ütle teine number ka. Teine number teeme siis 59. 59. Mõni hilineja ka. Jaa, tõmba peale. Marika, palju õnne, Marika, 2 A-ga Marika. Jaa, oled võitnud vabapääsme hingamislaulupeole. Samamoodi palun, ma ei näinud Marika su perekonnanime, et meid on siin päris palju, palun pane chati nurka oma kontakt. Nii, Alar, on sul omal midagi, mida sa tahaksid veel hingamise kohta jagada inimestele, mõni hea näpunäide siin igapäevaelusse? No vot, ega me hingame kogu aeg iga päev, aga sellist head näpunäidet ei ole, ega mis ma iseenda puhul võiks öelda, et kui üldse hingamisega tegeleda, on hea selle kohta üht-teist nagu lugeda. Noh, me oleme välja andnud raamatu Holotroopne hingamine, mis tasuks kindlasti ära lugeda, aga mis ma ise olen õppinud, ma nimetaks seda kõhu hingamiseks, et me sisse hingates alati hingaksime alakõhtu välja, sest me hingame enamasti ainult nii-öelda kopsu ülemisse ossa. Nii et nii nagu iga asja puhul soovitatakse ennast sellel teemal nagu harida. Et kõik, ütleme, hingamise juhendajad räägivad sellest, et meil on hästi pinnapealne hingamine ja kui me hingame ainult kopsu ülemisse ossa, siis energia ei liigu kogu kehasse, vananeme kiiremini, ei tervene nii hästi, kui peaks olema. Nii et see on niisugune asi, mida teadvustada. Kundaliini joogas on seda õpetatud ja teistes kohtades ka. Nii et selline soovitus, et uurige natukene, teadvustage, mis tähendab kõhu hingamine. Minu arust on eesti keeles olemas, kas Ramacharakara raamat on tal ka. Tal on joogateadus hingamisest või mingisugused kollased väiksed raamatud on tal seal, ka Raja jooga on tal ja India joogade maailmavaate alused. Et seal tal üks raamat on eraldi hingamise kohta, kus ma mäletan mingeid harjutusi teinud. Ahah, okei. Nii et arendame ennast, see on peamine. Ja, mina omalt poolt pakuksin ühe sellise hingamisharjutuse välja, et igapäevaelus, et ärevust maha võtta, et meel niimoodi maha rahustada, teha sellist kergendusuhet, et hingata niimoodi, võimegi praegu kõik koos teha, vaatame, kuidas see toimib, et me hingame sügavalt nina kaudu sisse, just kui viime kogu tähelepanu hingamise peale ja teeme seda sisse hingamist niimoodi 8-9 sekundit, nii pikalt kui saad, et lase oma keha niimoodi, lase mõtted vabaks ja teeme 3 niisugust kergendusuhet koos. Vaatame, kuidas see mõjub. Hingame sisse.
ja suu kaudu välja. Ja välja hingates lase ka häälepaelad lõdvaks ja luba sellisel ohkel tulla koos niimoodi häälega. Teeme 2 korda veel. Et selline lihtne asi tasub proovida, tasub igapäevaselt praktiseerida, et läbi lihtsalt hingamise vabaks laskmise, teadlikkuse viimise ennem hingamise peale selle tajukogemuse niimoodi avardamise on võimalik päris kergesti niimoodi muutust luua oma keha-meelesüsteemis. Nii, kas on veel mingeid küsimusi? Soovib keegi veel midagi Alari käest küsida? Jaa. Kui tuleb, siis tuleb. Ja armsad sõbrad, praegu on veel hingamislaulupeole sooduspääsmed saadaval. Külastage hingamislaulupidu.ee kodulehekülge ja siis võimaluse korral ehk kohtume. Järgmine online intervjuu hingamislaulupeo esinejatega toimub meil 22. juunil, siis on meil siin stuudios Karolin Kõrle, muusik, kes on ise hingamispraktik ja tuleb meile musitseerima ja räägib oma lugu, isiklikku lugu koostöös siis hingamisega. Aitäh, Alar, tutvustamast, saatesse tulemast, intervjuud andmast. Aitäh, armsad sõbrad, et leidsite õhtuks aega tulla meiega koos kogema ja looma. Kõike head. Kohtumisel.